Hei armas. Raama siin ja Katrin ka. Süüa või mitte süüa? Mida süüa? Millal süüa? Miks süüa? Siin me oleme oma teemadega ja näitame sulle seda kohe siia algusesse, millega me just tegelesime. Ja siis räägime edasi. Armas, et edasi minna, siis oleme suunatud suga siia. Nagu sa näed, on meiega koos üks saag, mida ma üritan lahti pakkida. Näed, kuidagi ei taha. Nii. Mis ma saega teen? Millest me tahame rääkida sulle? Me ju räägime toidust, aga miks mul on siis saag, rauasaag? Tead miks? Sellepärast, et kui ma käisin nüüd omale liha soetamas ja tulin nende tomahookidega, siis näed sa, pott on ju täpselt nii suur, et kui ma siit jupi ära saeks otsast, siis mahuks see liha siia sisse. Mida ma mõtlen teha, on, et äkki ma saan endast sedapidi. Nii, et ta ikkagi saaks küpseda. Vaatame. Ma proovin alustada siit otsast ikkagi niimoodi, et ma saan ta siis sinna kõrvale selle tüki panna. Kuidas see meil õnnestub? Kohe saame teada. Ma ei ole elus veel liha saaginud. Ai, küll mul. Võtame mulle kindad. Anna töökindad kätte. Nii. Kummikindad. Läheb asi kiiremini. Ja vaatame, kas meil õnnestub teha näiteks niimoodi. No, libedik. Ära libise palun. Nii. Ta on ju jääs, eks ju. Selles mõttes see on hea, et ta on jääs. Kaua mul läheb, ma ei tea. Nii. Siin polegi edasi seda konti. Ma vist saan nii aru. Nii. No, ma olen peaaegu läbi saanud. Korraliku musklitreeningu ma pean ütlema. Tada! Kas sa näed? Ja me saimegi sellega hakkama, mida me tahtsime saavutada. Nii, eelmisest lambapraest sai ilusti selle põhja lahti lõputatud ja ma võin panna selle siia sisse. Ja see vedelik jääbki sinna, kõik on hästi. Nii, ka selle võin ma sinna kõik sisse panna. Vot, millise tööriista ma endale soetasin selleks, et ma saaksin oma nunnusse nüüd ilusti kõik liha suurused teisaldatud vajalikeks. Lähme edasi. Nüüd me saame saatega edasi minna, sellepärast, et ma saan ta varsti ahju panna ja sinna ta ju jääb. Ma ei lisa talle praegu mitte midagi, ainult kaane. Jah, me oleme soetanud endale elus esmakordselt uue maailmpoti, et ahju liha panna. Täpsemalt siis lambaliha. Esimene katsetus on tehtud. Täna läheb teine katsetus. Ootan praegu, et söed maha jahtuksid, et ei oleks liiga kuum, sest et esimese prae ma kõrvetasin ümbert liiga ära ja tõesti nüüd ootame seda, et vahepeal lähen panen selle poti ahju. Uus kogemus. Pole kunagi proovinud teha sellist tomahawki, nii nagu selle lambatüki nimi on. Ja istun siin sinuga koos. Tegin omale sooja, kuuma. See on rooibos tee, armas, mida ma olen ikka sulle soovitanud ja rääkinud, sellepärast, et rooibos ei sisalda kohveiini. On imeliselt pehme, aromaatne, ka seedimist toetav, rahustav, tal on palju häid omadusi ja kust ta siis tuleb? Ta tuleb Aafrikast ühe puu okastest tegelikult ja on aastaid olnud üks meie lemmikteesid.
ja eriti praegu, kui ma olen ju välja lükanud täielikult kohviga, kofeiinivaba kohvi, lubasin sulle rääkida ka sellest järgmisest katsetusest, eks ju. Sai ära proovitud see Lidli kofeiinivaba kohvi, ütlesin, et ei, seda ei saa rohkem osta, sellest jääb järgi sinna solgiämbri põhja üks tohutult paks millimallikas ehk siis mingisugune liimikogum ja seega me enam ei suutnud sellist asja endale sisse juua. Vahepeal ei olnud üldse ja olime ju asendanud selle kofeiinivaba kohvi asemel ja kohvi asemel jõime sügisel sigurikohvi, puhast ökosigurikohvi. Väga hea on. Hetkel oleme ka selle välja lükanud. Hetkel on meil ainult kas vesi või siis rooibos-tee. Üksikud õhtused kakaod. Tõesti üksikud. Need on kindlasti ühe käe sõrmedel loetud, võib-olla nädalas üks kakao, siis toorkakao pulbri ja vahukoore ja võiga. Sellele järgneb täiesti sügav uni. Ma räägin sulle kõikidest nendest muutustest, mida me oleme siis nüüd oma nahal kogenud, olles kohe-kohe 15. jaanuaril saab meie jaoks 90 päeva karnivoori dieedi peal olles, kui seda sõna siia juurde panna. Ja karnivoorlus on elustiil nii nagu on taimetoitlus, elustiil nii nagu on toortoitlus, elustiil nii nagu on soovitusturundus, elustiil. Kõik need on tegelikult üks osa meie elust, eks ju. Hinge ärkamine on sinu ülejäänud elu. See ülestõusu teekond, millele me astume, on ka meie elu. Kui sinna juurde lisada see stiil, siis igaüks leiab ka oma stiili selles elus. Ka hinge ärkamise teekonnal on erinevad stiilid, eks ju. Aga mitte nendest ei taha me täna rääkida, vaid just nimelt sellest kütusest, millega meie kehamasinad püsti püsivad ja millest on tingitud ka siis selle saate pealkiri Süüa või mitte süüa. See on meie jaoks 3. saade toidu teemal ja nüüd juba väga konkreetselt ainult ei saa öelda liha teemal otse, vaid loomse valgu ja rasva teemadel. Ehk siis, mis asjad on loomsed valgud ja loomsed rasvad? Millest inimkond on toitunud 1000 aastaid, 10 000, 100 000, ennem seda sünteetilist ajastut. Seda põhimõtteliselt viimast 100 aastat, millest me oleme siis rääkinud sulle, eks ju, kus mäng sai täiesti teised tuurid, täiesti uued kogemused, kus ühendati jõud, loodi tööstused ja anti meile kätte uued mänguasjad, uued kütused. Tööstustest oleme me rääkinud, nende koostööst, toiduainete tööstus, meditsiinitööstus, kosmeetikatööstus ja nii edasi. Kõige selle taga on omakorda finantssüsteemid ja muud. Need saated on tehtud, kuula, kui sa ei ole neid kuulanud. Nende eesmärk on üks. Nende eesmärk oli teha see inimolend, see kostüüm, see kehamasin võimalikult haigeks, et ta saaks
anda väga pikalt oma madalat energiat neile, kes sellest toituvad. Need toiduained, mis ei olnud toitaineid täis, vaid täiteaineid täis, on kogu meie riiulite süsteem täidetud. Päris toitainetega toitu on mahutatud mõnele letile. Seal, kus on värske liha ja kala ja seal, kus olid siis puu- ja köögiviljad. Kui me oleme eelnevalt läbi käinud selle teekonna, et tulla välja sealt riiulite pealt ostetud toitudest, mida me oleme suhteliselt vähe tarbinud läbi selle kehamasina, ehk siis valmis toitusid kui selliseid pakendites, oleme me väga-väga vähe tarbinud. Ja ka oma järeltulevatele eluõitele väga vähe pakkunud. Ehk siis meie sõnum on olnud alati, et tee ise. Tee ise, miks? Kuna me olime koolitajad ja me koolitasime just nimelt toitumist seoses toidulisandite vajalikkusega, kuna toitainete vaene toit ei taga meie kehamasinale vastavaid vajalikke vitamiine ja mineraale, siis me oskasime väga hästi müüa toidulisandeid. Ka mitte sellest ei taha me täna rääkida. See on läbitud tee, done. Viimased 5 aastat ei ole me tarbinud toidulisandeid, vaid võimalikult puhast toitu. Ehk siis õppinud ka ostma seda toorainet otse tootjalt, mitte suurtootjalt, kes on juba selle toortoidu ära mürgitanud, hävitanud, vaid otse tootjalt ehk põllumehelt või kasvatanud viimased aastad ise. Nii oma salatid, nii oma kurgid, tomatid, kui neid sai söödud veel, peedid, porgandid, kartulid, mida ma sel möödunud suvel kasvatasin esmakordselt nii palju ja pole ise neid üldse söönud. Kasvatasin kellele? Kanatibudele. Nemad on väga õnnelikud, kuigi porgandit ka nemad ei söö. Ma ei tea, kelle jaoks see porgand on mõeldud. Võtan siia vahele ühe ampsu. Puhast külma võida. Tegemist on meie jaoks teise salvestusega ja meie keha vajab energiat. Siin taldriku peal on meil üks meie kuldkuklikke. Ta väljast läheb tumedaks, kui ma küpsetan niimoodi, et ma ei pane vormi teda. Ja keskelt jääb kuldne, eks ju. Kes sa oled näinud, kes sa ei ole näinud. Siin on 3 osatäitjat, et see kukkel saaks selliseks, nagu ta on, maitsvaks, puhtana. Siin on muna, siin on sooda ja siin on puhas piimapulber. Sellele peale panen ma viiludeks lõigatud või ja söön lihtsalt niimoodi. Või mul on siin kõrval mu enda tehtud eilne värske maksapasteet, veisemaks ja või, natuke soola, natuke pipart. Ja see on see naudinguamps, millega me ennast saame hellitada. Antud juhul siin on kõik, mida me sulle kirjeldasime, loomne valk ja rasv. Siin on ka paar juustutükki. Meie lemmik on gorgonzola. Seda saad sa täitsa poest osta ilma
säilitusaineteta. Kuhu kadusid ja miks kadusid need porgandid, peedid, kartulid, tomatid ja nii edasi. Kuidas on võimalik, et 3. kuu saab juba täis? Mis meid suunas üldse sellele loomse valgu teekonnale, sellele lihasööja ehk karnivori staatusesse? Nii nagu me ütlesime, ei ole tegemist ainult lihaga, siia alla lähevad munad, piim, või siia alla lähevad juustud, mis on puhtad, siia alla lähevad kõik mereannid, kalad, krevetid, mida rasvasemad, seda paremad. Kuiv liha ja kuiv kala ei teeni väga meie keha vajadusi. Teda on vahepeal vahelduseks hea süüa. Aga sinna juurde tahab keha kindlasti rasva saada. Seda sooja teed. Tuba on meil külm. Näed sa, küll on hea, et sai see kampsik sügisel kostüüm. See on mul püksid, kampsik ja see vöö, mille ma seon endale pähe lipsuks. See on viskoosist. Väga pehme, naturaalne ja teenib meid ideaalselt sellel imelisel külmal ja talvisel päeval. Ükskõik kuhu me läheme, paneme me ennast sellesse roosasse ja saame vausid. Rõõmustame teisi, kes on meie ühisruumis. Ei ole vaja kanda halli ja musta. Meil on palju ilusamaid värve, eks ju, õrnu ja pehmeid. Ja nii on ka meie keha seestpoolt õrn ja pehme ja ometigi väga tugev. Ja see suunamine tuli konkreetselt peale 5-päevast paastu, mida me läbisime siis peale 10-10 portaali ehk oktoobris, kus meid suunati 5-päevasele Rakure stardipaastule. Miks? Selleks, et jõuda siia hetke, kus meiega hakkavad toimuma kiiremad muutused. Need kiiremad muutused, mis toimuvad meie ümber, toimuvad ka meie sees, eks ju. Me oleme need energeetilised vastuvõtjad ja meie toimimisest ja vastuvõtlikkusest sõltub edaspidi aina rohkem ja rohkem. Ehk siis oli vaja vabaneda kõigest sellest, mis meid enam ei teeni. See ei toimu nipsust. See ei toimu selle 5 päeva paastu jooksul, vaid see on edasi järgnev protsess. Kõik see, mis on kogutud nendesse kehamasinatesse, isegi võimalikult puhta toidu söömisel, oleme me kogunud sellesse kehasse teatud aineid, mida kehal vaja ei ole. Me oleme rääkinud sulle oksalaatidest, mis kristalliseeruvad organismis ja teevad haiget, tekitavad põletikke ja erinevaid haigussümptome. Oksalaatidest vabanemine võtab aega, nii nagu kõigest, nii nagu sellest plastikust, mis meie sisse on omale tee leidnud, nii nagu nendest metallidest, mis meie sisse on tee leidnud. Kõigest vabanemine võtab aega. Ehk siis üleöö nipsust muutuseid kehamasinaga ei toimu. Oktoobrist saime selle juhatuse minna üle karnivoorlusele ehk loomse valgu ja rasva tarbimisele. Oktoobrist 15. oktoobrist 15. novembrini, 1. kuu, oli meie ülemineku kuu, kus me sõime väga palju siis oma enda tibude mune, kanamune, siis me sõime, sest neid me olime söönud juba möödunud 2 aastat, korraliku koguse. Me lisasime lihtsalt liha menüüsse, mis ennem ei olnud ja vähendasime ehk lükkasime välja kõik süsivesikud.
mis siiamaani olid veel meie menüüs. Selles väga tugevalt, ütleme siis, ketomenüüs. Sulle ka soovitasime, eks ju, teatud süsivesikud, kõik jahud ja masinaõlid välja menüüst, aga jäid meile ikkagi teatud seemned, jäid veel pähklid. See oli see 25. aasta eelnev situatsioon, kus me olime läinud ka rukki leiva pealt, seemne leiva peale puhtalt, need krõbeleivad, need olid ketokräkkerid, eks ju, mis väga meeldivad kõigile, kuhu me neid viime ja naudime ise nende tegemist siiamaani, aga ei söö. Isud kui sellised hakkasid ära kaduma. Ka need tatlid, mida sai suvel, õnneks ma sain neist väga hilja teada oma tütarde käest. Need imelised maiused, mis ometigi sisaldavad väga palju suhkruid, eks ju, mis sisaldavad ka mõnesid eesid, siis neid me ikkagi lubasime endale nautida möödunud suve jooksul ja ikka kohe mõnuga. Tänu sellele jäid ostmata need tumedad šokolaadid. Üks vahetas teise välja, ehk saime juurde seda tatli energiat siis ja mida tatlil on meile pakkuda. Tänaseks ei ole neid ammu meie menüüs, ei ole ka isu nende järgi, meil seisavad nad sahtlis, käe ulatuses, aga käsi ei lähe neid võtma. Sellepärast, et esimese kuuga keha praakis välja need paar korda proovitud ühepajatoidud, mida me ennem väga armastasime. Me armastasime väga peeti ja kapsast. Kapsast igal kujul, õuna, pirni, apelsine, mandarine, oksalaadid ja suhkur. Ja me olime peaaegu, et saanud lahti oma hommikul ärgatud liigesevaludest, sest need on käinud lainetena vastavalt sellele, mida me sõime. Rohkem õuna, rohkem valusid. Kapsas ei andnud meile valusid. Viimane hapukapsa supp tegi meid haigeks, mis oli meie jaoks lihtsalt puhas kehasignaal. Sa alustasid, sa olid suunatud juba teisele kütusele. Ära palun tarbi enam, ära sega neid kütuseid, sest mikrobioomil meie kõhus läheb aega, et aru saada, mis on nüüd see primaarne kütus meie kehamasina jaoks, millega me tegeleme, kuhu me milliseid osakesi jagame. Ja kui me anname talle segaseid signaale, siis läheb tema segamini. Ehk tuli välja lülitada kõik need juurviljad, kõik need puuviljad. Sellega me tegelesime oktoobris, 15. novembrist 15. detsembrini olime me täielikult 100-ga karnivooride keeles primingus. Priming ehk siis see primaarne raku toitmine. Kui keha oli puhastatud paastuga, rakud olid saanud restardi, kõik vanad mittevajalikud ja haiged rakud olid väljutatud kehast või teel sinna väljutamisele. Keha ütles esimese kuuga täpselt, et ära sega neid kütuseid rohkem. Seda kergem sul endal on olla. Kaovad ära kõik puhitused, gaasid kui sellised, mis võivad tekkida. Meil tavaliselt ei tekkinud, viimaste aastate jooksul ei olnud meil selliseid muresid, aga seda paisteminemise tunnet oli küll. Ja vot seda andsid nüüd need toidud väga konkreetselt tunda. Nagu kivi oleks sulle kõhtu istutatud. Väikeste koguste juures. Mitte tegu ei olnud ülesöömisega, vaid väikeste kogustega informatsiooni vahetusega. Stopp, ära tee nii.
ja see järgmine, see teine kuu oli siis nende näljas rakukeste toitmine. Me sõime väga suuri koguseid, sa nägid seda, eks ju. Me kroonikast teeme nüüd, tulebki meil eraldi kroonika, tuleb detsembris täiesti meie toidu osas, sellepärast et detsembrikuu kroonika materjali tuli 2 korda rohkem kui tavaliselt, ehk siis ma ei saa seda üheks kroonikaks teha, vaid ma nopin kõik, mis on seotud toiduga sealt välja. Ja seal sa näed seda, eks ju, et me sõime korraga nii sülti, nii liha, nii pasteeti, muna, kõike korraga. Täna hommikul, 6 aega hiljem, olen ma söönud natukene sülti ja joonud kuuma vett. Praegu oleme me üle keskpäeva ammu, kell on umbes 2. Me oleme valmis nüüd seda lambapraadi ahju panema ja võtame siin lihtsalt paar vahesnäkki, sest see 3. kuu on olnud juba selline 1-2 toidukorda päevas ja paastumine 1 ööpäevane on väga lihtne. Sellega ei teki ühtegi probleemi, sest keha sai täidetud selle 2. kuu jooksul, novembri keskelt detsembri keskpaigani. Isuga sõime kõike, sõime nii nagu kunagi poleks saanud süüa, sest ei lubatud ju kunagi süüa niimoodi. Kõiki asju pidi segama kokku. Ma lähen panen praeahju. Natuke kõrvetasin oma käpakest. Mis me jälle saame teha, et ennast aidata? Võid peale määrida. Kuhu me jäime omadega? Jäime sinna, et täitsime ennast nii, nagu kunagi poleks süüa saanud. Ja vahel oli jah täiesti selline tunne, et sa sööd ja sul endiselt on selline hea naudinguga söögiisu, et mahlad jooksevad kogu aeg. Ja see on märk, et rakud tahavad seda toitu saada. Rakud ütlevad, et jaa, anna meile seda kütust, me ootame väga. Kui kaua rakkude toitmine, täistoitmine kellelgi aega võtab, on hästi individuaalne. Selle 2. kuuga liitusin ma ka üle ookeani ühe rahvusvahelise karnivooride grupiga ja kuna ajavahe on meil nii suur, siis osalesin ainult esialgu ühel sellel Zoomi kõnel ja sain tunda seda kogukonna kokkuhoidvust, seda jagamist ja sain aru, kus ma ise omadega olen, milline on minu infobaas kogu selle teema kohta ja kas mul ja mida mul üldse on küsida. Võtsin esialgu kuuks ajaks omale selle subscriptioni, see on $30. Nii et kas ma seda pikendan, see otsus tuleb mul teha nüüd, sest väga palju uut enda jaoks ei ole ma saanud. Kõik see info on minu sees olemas ja tuleb juurde ja olen piisavalt saanud nende vahendatud YouTube'i videotest. Nüüd üsna hiljuti tuli ka välja ju eestikeelne podcast Ere ja Raigoga Ajuloputuse kanalil ja see oli üks väga hästi toetav kõigile neile, kes on kas asjast huvitatud või tahavad rohkem teada. Sealt podcastist lõpuks sain ma ka info eestikeelse Facebooki grupi kohta, mida ma olin eelnevalt otsinud, kuid seda ei näidata välja. Ta ei tule välja otsides, aga kui nüüd täpne nimi sai kätte saadud, siis ma sinna gruppi sain sisse.
kas mul on aega väga palju mööda gruppe käia? Teine küsimus. Vahel harva ikka piilun ja vaatan, mis toimub. Üldiselt ma ju ei käi ja ei istu. Ei sotsiaalmeedias, ma jagan sinna oma info. Ja tahan sulle jagada siinkohal ühe väga-väga armsa juhtumise, mis kõik on toonud meid siia, kus me praegu oleme. Seoses selle lihaga, eks ju, kui me rääkisime sellest, et tööstust ja tema toodangut väga ei tarbi, ei soovita kellelgi tarbida. Kõik, mis sisaldab rohkem kui ühte ingredients'i, koostisainet, on juba segatud kellegi poolt millegagi. Ja kui sinna on pandud ka märgid juurde, et need on need numbritega see ja see, siis me neid asju endale kindlasti ei osta. Vahetevahel mingid erandid jõuavad meieni, mingitel põhjustel. Need on need testid, need on need katsed, mis saavad üsna kiirelt lahendatud. Ehk siis seda lihapoest pakendatuna ei ole me ostnud, vaid selle teekonna juhatus on olnud niivõrd selge ja nii puhas, et alates sellest 15. oktoobrist tuli ju meile küll põdraliha, konte, sai puljongit, hingepere on toetanud. Veiseliha, väimehe käest põdraliha, merekala. Ehk siis otsima neid lahendusi ei ole ma siiamaani pidanud. 3 kuud saab täis. Ma olen keetnud 4 korda sülti. Kogu selle teema algusest peale toimusid muutused meie lõualuudes, eks ju, kes sa armas tead. Oleme me sulle ka edastanud selle hamba inventuuri, kus sai -8 hammast paari kuu jooksul. Ja see paradoksis, et seda lihadieeti, liha närimistööd ette võtta ilma mälumishammasteta. Selleks on meil siis see süldi keetmine ja ideaalselt hakkama saamine kuni ühe järgmise hoiatuseni, kus meil lihatükk kurku jäi, see puudutab siis seda möödunud aasta numbri vahetust. Ja meid suunati EMO-sse. Nii et me saime kogeda ka seda, kuidas 17 tundi ilma neelamiseta olla, sest seda ei olnud me veel kogenud. Me saime hingata, me saime rääkida, aga me ei saanud neelata. Sellepärast, et üks tegevus korraga oli see õppetund. Meil on olnud üldse soodumuslik söögitorusse või siia algusesse toidu kinni jäämine. Seda on juhtunud 3-4 korda aasta jooksul. 10 aastaid. Mõned juhused ka varemast, aga need olid nii harvad, et ma ei pööranud üldse nendele tähelepanu. Siis see teekond on praegu toonud ikkagi selle sõnumi niivõrd teravasse seisu, et üks tegevus korraga, ainult siin ja praegu. Me kas sööme või me räägime või me tegeleme hoopis 3. asjaga. See, mida me saame süüa rääkides, on või. Ta sulab ära. Temast ei jää midagi. Ta läheb otse libedalt alla.
mis on või? Või on puhas loomne rasv. Või on see, mis annab meile kõige kiiremini praegu selle kütuse kehale, mis annab ajule tema töö jaoks vajalikku, et ma oleks võimeline sulle edastama ja seda juttu kokku siduma, millest sai räägitud ja millest veel ei ole rääkinud. Millest veel ei ole rääkinud? Sellest toredast juhusest, kuhu meid juhatati paar päeva tagasi. Kui me olime nende lihadega jõudnud siiamaani, et me olime valmis minema lambaliha ostma. Lammas kui selline kangastub väga paljudele meile selle kasukamaitselise lihaga, mida ei ole osatud teha, mida ei ole osatud, ma arvan, ka õigesti lõigata, kuid mis on samamoodi teinud ajas oma arengu, eks ju. Need inimesed, kes on pühendunud lambakasvatusele ja lambaliha tegemisele ja müümisele, neid saab usaldada. Ja nii võtsin ma tee ette Iisakule, Lammas ja Roos lihapoodi, mis on siis kohaliku kasvataja oma lihapood. Ma olin arvestanud oma sellekuisest toetusrahast 100 eurot lihapoodi jätta ja sealt tuua kotitäis liha koju. Isegi pole vaja mõelda selle säilitamisele, sest väljas on ju miinuskraadid, ehk siis ma saan hakkama ilma sügavkülmata. Mõeldud tehtud. 100 läks kogemata veel kõrvale selle toreda üllatusi täis päevaga, sest meie auto ei tahtnud käima minna vana akuga. Aku tuli vahetada. Aga siis, kui aku sai vahetatud, sõitsime me Iisakusse. Poes oli väga tore müüjatar, kes teenindas meid imehästi. Tulime tagasi koju. Ei saanud puitbriketti. Põhjusega me andsime ju raha juba aku eest ära. Ja poes ei olnud enam seda 3 eurost puitbriketti. Öeldi, et tuleb uus partii ja see tuleb juba 4 eurone. Selge, kõik on omavahel seotud ja kõik toimub põhjusega. Me ei võtnud sama päeva õhtul oma kotti lahti, vaid järgmine päeva hommik. Kott seisis kojas külmas. Ja kui ma hakkasin siis vaatama, et mis me siis koju tõime Lambast ja Roosist, oli mu üllatuseks seal peaaegu kilo liha rohkem. See tore müüjatar meie kenas vestluses, kes ei mõistnud väga hästi eesti keelt, aga oli väga abivalmis. Ja meie läksime temaga automaatselt vene keele peale üle ja meie tõesti toredas vestluses ja valikutes jõudsime me nii kaugele, et arveldasime ära ja pakkisime asju kotti. Ja ta pakkis meile sinna +2 tomahawki. Ja vaatan mina siis seda kogust, seda, mida sa pildi peal näed. Õnnelik, rõõmus, no mis sa veel tahad, eks ju, üllatus missugune. Veel rohkem liha, kui ma alguses ju plaanisin. Kas ja kuidas läheb edasi Valjaga, kui ta avastab, et ta on andnud mulle kaasa umbes 40-50 euro eest rohkem liha. Ma arvan umbes nii. Võib-olla on seda vähem, võib-olla mitte. 20 euro eest rohkem. Ma kirjutasin peremees Jaagule meili ja väljendasin oma üllatust ja oma tänu ja sain järgmine hommik vastuse peremees Jaagu käest. Ju kõik nii pidigi minema.
tema seda head ja toredat müüjat Valjat traumeerima ei hakka. Ja soovib, et meie siin naudiksime seda, mida meie saime. Tagasi läheme me niikuinii, me ütlesime talle seda ja me teame seda. Ja ta ootab meid rõõmuga tagasi. Me ei ole kellegile midagi võlgu, vaid me oleme kõik juhatatud oma teel. Mida sa tunned praegu, armas? Mina tunnen, et mul on tänulikkuse pisarad kurgus ja silmis. Minu kehal on vaimu kinnitus kananaha näol. Niimoodi on see teekond meid juhatanud. Kuidas edasi? Ma ei tea, armas. Läbi selle kogemuse selles kogukonnas olles ja kõiki neid videosid omale sobival ajal kuulates, mis on siis selle liikmelisuse tasu eest mul võimalik kõik järgi vaadata päeva ajal, mis nemad otseühendusest on meie jaoks magamise ajal, siis ma olen saanud aru ja sellest, et olles elanud ise seal ühiskonnas, ehk siis Ameerikas, ma tean nende inimeste nõrku kohti, ma tean nende muresid nende tervisega, ma tean seda, milliste ravimite hulkade peal ja kui palju diagnoose neile on pandud, siis kõike seda meil endal vaja ei ole. Nagu ma ütlesin, olen ma väga vähe uut infot enda jaoks sealt saanud. Rohkem just seda kogukonna kokkuhoidmist ja üksteise toetamist. Ma tean seda, et meie kollektiivis olevad olendid, kes tahavad muutusi sisse viia, kes on seal oma tervise parandamise eesmärgil nii erinevates dieetides ja uskumustes, et kõik muudab neid paremaks. Nii nagu ka meie olime, küll toortoitumise peal, küll taimetoitumise peal, küll ketotoitumise peal ja täna siis puhta liha ja rasva toitumise peal. Mida me omal nahal oleme kogenud, on kõige tugevam tõde, mis kannab. See, et ma võin sulle rääkida teiste kogemusi, millistest haigustest nemad on sealpool ookeani välja tulnud, seda kõike me saame ka kuulda siin eestikeelses Facebooki grupis, mille Ere ja Raigo on loonud ja eest veavad. Need päris edulood meie oma keeleruumist tulevad vaikselt välja läbi selle grupi ja läbi kasvava, muutuva toitumise kogukonna. Raama juhatab meid looma praegu seda süüa või mitte süüa, mida, millal, kuidas süüa kogukonda. Sellepärast, et ma ei saa öelda, et ma loon puhtalt karnivoorlastele gruppi. Mina olen elulooja ja kui me oleme siin elus need loojad ja oma muutumisteekonnal, siis see muutumisteekond läbib erinevaid etappe, mida me samuti oleme läbinud, nagu me kirjeldame sulle. Igas etapis on omad küsimused, millele võib-olla vastuseid ongi vaja siin ja praegu. Ja need vastused Raama lubab anda. Sõltumata sellest, kas sa oled taimetoidul, toortoidul, lihatoidul, segutoidul. Kui sul on küsimusi, siis on kindlasti kellelgi teisel ka seesama küsimus olemas, aga pole kohta, kust päriselt küsida. Kõik need grupid, mis on loodud, omakorda eraldavad neid ärkavaid olendeid.
nii nagu kõikide piiride hajutamise ja ära jätmise poolt Raama kogu aeg on meid suunanud, siis samamoodi suunab ta praegu looma seda harmoonias toimivat, aktsepteerivat, üksteise arengut aktsepteerivat gruppi, kus me saame rääkida erinevatest kütustest, sest me oleme erinevates arenguetappides. Ja me ütleme otse välja, mida sul vaja ei ole. Kindlasti, mida sul vaja ei ole. Sinu enda valik ja otsused on need, kas sa edasi mürgitad ennast või mitte. Kui sa oled suunatud edasi liikuma, oled sa suunatud puhastuma. Kui sa oled suunatud puhastuma, siis on seal need erinevad kütused, need erinevad toitained, mida sa saad oma kehamasinale pakkuda, et teada saada, milline kostüüm sulle on antud tegelikult. Milliseid muutuseid oled sa suunatud läbima? Me kõik muutume ja kogu aeg ja nii ka meie kütus muutub. Me oleme järjest rohkem energia vastuvõtjad. Mida puhtamaks sa saad, seda rohkem võtad sa vastu puhast, nähtamatut energiat. See, et sa oled siiamaani näinud selles 3D maatriksi mängus, et masinad töötavad kindlate kütustega või sa pead juhtme panema seina, et ta saaks seal sinu jaoks nähtamatut energiat, siis samamoodi võtab sinu kehamasin vastu nähtamatut energiat, mis on informatsioon, millega tegelevad sinu rakud. Ehk siis edasine meie teekond, mis on seotud väga kiirete muutustega, kõrgeima kvaliteedilise kütuse tarbimisega ja teadvustamisega, et see kõik on informatsioon. See on informatsioon rakkudele. Nii nagu ka see nähtamatu ja nähtav. Kui me räägime nüüd sellest kosmilisest energiast, päikeseenergiast, sellest, mis meid läbib nii magnettormidena kui valgustormidena, plasmatormidena. Mida puhtam sa oled, seda rohkem sa seda infot vastu võtad. Kõikidest nendest vastuoludest, nende toitumiste juures, milline kütus kellele, millal, kuidas ja miks kasulik või vajalik on, sellest hakkame me rääkima, kui me kokku saame. Praegu siia ühiselt kokkuvõtteks öelda, saame me nii palju, et tähtsusta enda jaoks vesi, just nimelt soe vesi, oma sisemise kehatemperatuuril olev vesi. Tähtsusta enda jaoks puhas toit, puhas kütus, ükskõik milline ta hetkel sinu laual on. Ja kindlasti loobu kohe taimeõlidest, suhkrust ja kohvist. Need 3 vaenlast sinu arenguteel. Miks? Ma ei ütle isegi kohvi, ma ütlen kofeiin. Loobu kofeiinist. Miks kohvi ja tee ka siis on sinu vaenlased antud hetkel? Sa tegeled puhastumisega ja nad takistavad seda. Kui sa oled puhtaks ennast saanud ja sa oskad väga selgelt lugeda oma kehamasinat,
milline kütus mida teeb, milline kütus milliseid tundeid temas tekitab, sinu energia panuses ja kõiges ülejäänud väljenduses. Siis sa võid hakata vaikselt testima, kui sa veel tahad millegagi testida. Omalt poolt võime sulle öelda, et selle 3 kuuga, selle suure toitumise muutumise juures oleme me saanud magama, kui eelnevalt meie ööd sisaldasid 3-5 korda ärkamist. Küll koerte pärast, küll kasside, küll pissile oli vaja minna, vahel oli juua vaja. Ehk siis väga hakitud uni oli. Täna on mul ööd võib-olla 1 ärkamisega. Mul on hästi aktiivne tegevus teistel ajaliinidel ehk need pikad unenäod, mida ma praktiliselt igal ööl näen. Unenäod. Tegevus teistel ajaliinidel, sellepärast et see kehamasin on niivõrd stabiilses taastumis- ja tervenemisprotsessis, teda ei aja mitte keegi ülesse. Kui 1 kord öössel võib olla. Ja siis paneme ka kirja selle aja, et vaadata, milline meridiaan meile märku annab. On need kopsud või jämesool? On see midagi muud? Sest iga 2 tunni tagant alustab tööd järgmine meridiaan meie kehas. Meil on neid ju 12 tükki. Need on sõnumid, mida on vaja osata kuulata. Samamoodi oled sa näinud meie nahka. Meie nahka, mis on viimase paari aasta jooksul paremas konditsioonis kui kunagi varem. Me ei tarbi viimase 5 aasta jooksul ühtegi kosmeetilist kreemi, näovett. Me tarbime puhast vett, lund, riitsinusõli või puhast veiserasva. Mis ma veel oskan sulle öelda? Meie küüned, mis alates meie ülestõusu teekonnast põhimõtteliselt lõpetasid kasvamise, mis olid väga valusad, väga õrnad ja hellad, mis läbisid kogu selle teekonna koos toortoiduga, koos taimetoiduga, koos ketoga ja olid endiselt väga haprad. Olid peale esimest kuud, kus ma ei saa jälle hääli teha, need tüübid kohe ärrituvad. Tasa. Otsustasid kasvama hakata. Ehk siis, kui rakud said omale toidu, mis neil vaja oli, jätkus ka küüntele kasvamiseks. Kas me võtame hetkel juurde toidulisandeid? Meie viimane vereanalüüs on tehtud novembri lõpus ja seal on kõik näitajad, ka vitamiini näitajad, ideaalses seisus ja korras. Mis oli paigast ära, olid kolesteroolid. Seda me järgime uuesti veebruaris, kui meil on 3 kuud läbitud. Just nimelt seda toitumise muutmist ehk kütuse muutmist. Ja vaatame, mida kolesterool siis teeb. Sest üks väga suur näitaja
kõige tähtsam näitaja meie kehas, vererõhk, on täiesti normaalne. Ameerikas elades tõusis mu vererõhk 170 ja 100 ehk siis läks väga kõrgeks. Mulle taheti tabletid panna, ma muidugi neid ei söönud. Sellel oli eelnenud ju alkoholi palju ja nähtavasti ikkagi seal süsteemis need teatud toiduained pluss alkohol ja see kaalukasv, mis oli ju ka päris kiire. See tõstis ka, see stress, kõik see tõstis selle rõhu nii kõrgeks. Ja tänaseks on mu rõhk tagasi 123/80. Oli ta veel möödunud aasta 140-150 peal, siis kui ma olin selle ketotoitumise peal. Ehk siis rõhk on juba näidanud seda, et sa oled jõudnud tagasi siia, kus ta peab olema. Meil on kõigil need omad näitajad, mis ajas on muutunud läbi meie enda muutumiste. Kellel kui palju, kes kui palju on raatsinud või on juhatatud olnud muutusi läbima. Ega ma rohkem praegu ei räägigi midagi. Kui sa tunned seda kutset, siis anna endast märku, saada oma meili aadress ja sa saad selle kutse sinna Zoomi saatesse, mida me oleme suunatud läbi viima pühapäeva õhtul. Esialgu kell 7. Kell 8 jätkub sellele olemises olemine, keha maha rahustamine. Võib-olla, mul on 2 kellaaega, kell 6, kell 7, kõik oleneb sellest, kui palju soovijaid meile tekib. Kas see grupp kasvab kohe võib-olla +10, siis me alustame kella 6. Sest meie juttu ja küsimusi, ma tean, kuidas aeg lendab, tekib rohkem ja me alustame 40-minutiliste lülitustega. Üks saab otsa, ma loon kohe uue, kes tahab, tuleb uuesti sisse ja niimoodi jätkame. Ise otsustan, kas ma jätkan selle $30 maksmisega Ameerika platvormile või mitte. Kuna seal on selja taga trobikond karnivoorlastest arste, kes vastavad küsimustele, siis mingil hetkel võib-olla on see kasulik, kui meie oma kogukonnas tekivad küsimused, millele saada siis professionaalsed vastused. Kuigi ma ütlen, tänaseks ei ole ma sealt ühtegi uudist enda jaoks teada saanud. Meie baas kogu kehamasina toimimisel alates meditsiinilisest alusest ja läbi siis mitmekümne aasta suhteturunduse on piisavalt tugev, kaasa arvatud kõik meie enda kogemused ja läbielamised. Meie asi on sulle pakkuda, informatsiooni jagada. Kõik oleneb edasi vastuvõtjatest, kellega me kohtume juba järgmisel korral. Ära unusta saata oma e-maili, kui sa soovid selles grupis osaleda Zoomis. Järgmiste kohtumisteni, armas. Süüa või mitte süüa? Mida, millal? Kuidas süüa? Mul on hea süüa. Mu praad on ahjus. Ja selleni jõuan ma
paari tunni pärast. Ma siis näitan sulle, mis tast sai. Aga praegu ma söön selle ampsu ära, millega ma siia laua taha tulin. Nii, ma tõin nüüd selle poti ahjust ära, vaatame. Üllatame ennast, vaata, mis siin on. Kui ilus. Kui pehme, sa vaata. Vau, kui hästi see lõhnab. Ei lõhna kui kasukas, lõhnab kui imeline. Kõik mahlad jooksevad igal juhul. Opa. Ja ma ei lisanud, eks ju midagi, nagu sa mäletad. Ma panin ta lihtsalt ahju. Miilo valvab praegu. Mu suu täita. Ma ei pand ei soola, ei pipart, mitte midagi ei pand. Näed, see on nii pehme. Õigel ajal panin ahju. Täna sain nüüd selle õige kogemuse kätte. Oi, kui hea. Oi, kui hea. Ma pean seda leent vist siia peale veel panema, see on veel parem. Ja võin ka siia peale tuua. Ja nii nüüd sai pandud siia seda leent peale ja võid ka imeline. Igal juhul on ta palju parem kui. Igal juhul mulle meeldib praegu rohkem kui loomaliha, sest ma olen võib-olla sõin ennast selle eelmise kuuga loomalihast nii täis, et mul tekkis juba küllastus. Ja siis ongi tegelikult esimene soovitus vahetada liha, võtta vahepeale kala ja oi kui hea, oi kui hea. Imeline. Ja isu armas. Ma nüüd söön. Tegelen ühe asjaga korraga. Täna hommikul mul on kõht kohe täitsa tühi ja üle pika aja tuli mul ka munaisu, tegin 4 muna ka kõrvale. Siin on veel selle eilse lambaprae. Pool ütleme vä. Pool sõin eile ja pool jäi praeguseks. Ja mul veel on peekon saab ka kohe valmis. Kohe võtan selle ka veel siia juurde, nii et head isu, armas. No näe, peekon jõudis ka. Ja see muna on ikka, nagu sa näed, see ideaalne, eks ju. Täpselt see, mis... Oi, torkasin alumist, näed, sai süsti. Ja no tõesti, see lammas on täiesti uskumatu. Sa näed, kui pehme ta on. Ja kui hea rasvane. See on selle eilse prae põhja, panin kõik panni peale ja muna praatsin ka selle sees ja lisasin veel natukene. Pool tundi hiljem olen ma jõudnud nii kaugele. Munad sõin ära, suurema tüki sellest lambast sõin ära, enamus peekonist sõin ka ära, 2 tükki praegu jäävad ja see tomahawki ots jääb ka. Ei hakka sisse vägistama, sest et kõht ütles, et ta on täis, ta ei taha rohkem, kõik. See jääb lõunasse kuskile. Süldiga koos. Ja palju siin on makrosid või kaloreid või ma ei loe. Ma lugesin siis, kui ma tegin sulle ettevalmistust selleks teiseks saateks. See oli eelmise aasta mai, juuni, juuli, siis ma lugesin kõiki neid asju, mida ma endale sisse sõin, aga ma ammu enam ei loe, kaalu mul ei eksisteeri, nii et kõik käib ainult tunde pealt, eks ju. Vot see on nüüd see puhas intuitiivtoitumine, et mul lihtsalt on hea olla, see on see mõõdik.
nii keha saab öelda, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi. aitäh.